Äripäevaraadio. Sisuturundussaade. Tervist ja tere kuulama saadet sarjast investeerimisideede universum ja täna räägime autodest, mis on maailmas kõige olulisem asi. Kui vaadata, õige, Ando. Kui vaadata statistikat, kas või seda, kui palju loetakse ralli uudiseid näiteks, siis ei ole sellele vastast ja ükski teine maks, ma arvan, kui oleks proovitud või ka tulevikus plaanitakse kehtestada ükstapuha millele muule mingit maksu ei tekitaks nii palju elevust kui automaks. Sest auto on püha, auto on oluline ja sellepärast me autodest täna ka räägime. Hanno Lindpere KPMGst on selle saate idee autor. Hanno, võib-olla meenutuseks kuulajatele, kes ei ole varasemaid episoode kuulenud, et miks me seda saadet teeme? Kõige paremini, eks ikka alustuseks on see inimlik ahnus, et kõige parem on raha teenida ikkagi mingite suurte ideede pealt, mis maailma muudavad ja teistpidi need ideed vajavad ka rahastust. Ja et see suur driver on siis ja tegelikult ikkagi nagu progress, et kui me tahame, et elu kuidagi edasi läheks, et viimased 100 aastat ja autod on ju suur osa sellest tegelikult nagu progressist. Et vaadata, et kuhu need trendid tulevad, eks ole, et kuhu paigutada, eks ole, kuidas elu edasi viia, samal ajal ka siis positiivses mõttes, eks ole, et ise selle pealt nagu raha teenida, siis minu arvates on üks kõige paremaid asju maailmas, mis üldse saab teha ja muidu see nädal oli väga huvitavad uuringud, tegelikult tulid Bloombergist välja, kus öeldi, et kui varem oli see teooria, et sul raha ja õnn ei käi nagu kooskõlas, siis need uuemad teooriad tegelikult ütlevad seda, et raha ikka kostab õnne küll ja seda happiness nagu platood või seda õnne platood ei ole, et mida rohkem raha, seda õnnelikum sa oled, eks ole, nii kurkusega meile ei meeldi. Vanasti oli mingi $100,000 aastas sissetulek oli see, kus see platoo ja võt see on nüüd see uuemad ütlevad seda, et see platoo, et võib-olla see on natukene on, eks ole, aga enam-vähem see platoo ei pea ka paika, nii et tänase saate lõpus, eks ole, et kõik on paari auto ja 100,000 võrra nagu rikkamad, eks ole. Nii, Randu Riiberg, vandeadvokaat ja autoentusiast ja kollektsionäär, et Randu, mis sinu suhe autodega on, miks sa neid kollektsioneerid? Jah, selle peale ma osaan mõeldagi, seda vist on raske kirjeldada, et inimesed vist on autoinimesed ei ole ja siis osa autoinimesi on rohkem autoinimesed kui teised inimesed. Ja mulle endal, ma arvan, ajalooliselt erinevatel põhjustel puutunud kokku väga erinevate sõiduvahenditega juba lapsest peale ja mingi hetk see nüüd on muutunud võib-olla siis tõsisemaks ja inimesed, ma ise käsitlen seda niimoodi, et kui inimesed koguvad kunsti, siis mina pean seda üheks kunstiliigiks, mis tähendab, et see on modernne kunst ja ta on üks, ütleme siis erilisi, võib-olla üks erilisemat kunstiliike sel põhjusel, et seda kunsti on võimalik tarbida ja saada siis seda emotsiooni läbi ka mitte ainult visuaalse jälgimise, vaid ka nii-öelda siis sõitmise. Mis sinu kollektsiooni pärl on? Kollektsioonist täna ei räägita. aga ma mõigan siis vahele, et läbi maailma kõige kallim auto, mis on oktsionil müüdud, siin guugeldamise tulemusena on siis 55. aasta Mercedes-Benz, eks ole, see Gullwing, eks ole, Uhlenhaut Coupe ja see on $142 miljonit. Võib-olla ma nii palju siiski mainiks, et mul on võib-olla üks auto, mis me ütleme, mida ma olen ka võib-olla kõige rohkem kasutanud, on siis Aston Martin DBS. Ja see on 2008 aasta Casino Royale manuaalkäigustiga V12, mis siis on üks-ühele auto, mis on siis Casino Royale filmist. See on Racing Green värvi või? Ei see on just Casino Royale hõbedane. Okay. Et seal on, ta nagu ütleme siis, ja nende autode puhul näiteks see, et need autod on just ainult selle värviga, või eriliselt selle värviga, on siis hoiavad väärtust, aga selle autoga mul on, kuna see oli mu esimene tõsisem ost võib-olla, oli see siis see, et ma ostsin selle Jaapanist uppununa, seda veekahjuga ja tahtsin selle ära, mistõttu ma täna seda kui rääkida nagu investeerimisest, siis ma otseselt ei soovitaks investeerida üldiselt autodesse, millel on teatud spetsiifilist kahjut, võime sellest pärast täpsemalt rääkida, aga jah, et võib-olla ma selle auto mainiksin ära. Joel Cernas, KPMG partner ka täna meiega stuudios, mis sinu suhe autodega on, kui emotsionaalne see on?
Joolil on Porsche traktor, eks ole. Ega mina olen ka nagu sünnist saati autoinimene olnud selles mõttes, et ja huvitaval kombel ma kunagi mäletan ennast väikse poisina sõpradega rääkimas, et selleks otstarbeks ma tahaks seda autot ja oleks otstarbeks seda autot ja kõik nagu juba siis nagu imestasid huvitav, kui palju sul siis autosid vaja on ja ma mõtlesin, et nagu, mina ei tea, kui palju neid vaja on. Igaks otstarbeks on oma autot vaja, et ma selles mõttes jah, täiskasvanuna või täiskasvanuks saades, et nii-öelda vanuse mõttes täiskasvanuks saades olen siis jah hakanud oma autoarmastust siis nagu välja elama sellega, et selliseid erilisemaid autosid siis ka nagu endale hankima. Mina just olen oma autopargi juures lähtunud sellest, et mul oleks nagu võimalikult nagu palju erinevaid asju, et nad ei peagi olema nagu meeletult väärtuslikud, kuigi ma valin neid loomulikult selle järgi, et nad pigem oma väärtust kasvataksid, mitte ei kahandaksid, aga et nad oleks nagu ajaloo mõttes millegi poolest erilised ja et nad oleks üksteisest erinevad, näiteks kas siis V10 või V12 või üldiselt mu autod on nagu siuksed võimsamad sorti, aga täidavad siis mingisugust siukest rolli autoajaloos, näiteks G-Wagen või Porsche 911 või midagi siukest, mis on nagu ajaloos oluline ka. Et siis ma niimoodi vaikselt nagu tikin neid bokse, et mis mul veel puudu on ja kuhu ma tahaks välja jõuda. No, meil jah, selline sisemine nali, et ma töötan Jooliga koos, et on siis selline, et kui ilm läheb külmaks, eks ole, siis me ütleme, et Jool peaks nagu V10 nagu tööle panema siis läheb jälle nagu soojaks tagasi. Aga autodega on selline huvitav trend, et statistika näitab seda, et noorem põlvkond siis, ma ei tea iganes, mis numbriga neid praegu või tähega tähistatakse, aga need, kes on siis sündinud sellel aastatuhandel, et nemad on autode suhtes kuidagi ükskõiksemad. Ei tee endale isegi juhiluba ja ütlevad, et või siis kui teevad juhiloa, siis nad ei taha omada autot, vaid ütlevad, et aga see on selline tarbekaup, et ma rendin siin Boltist või kuskilt mujalt selle auto ja ei olegi enam seda autot vaja, et kas see nagu auto hakkab nagu teatud põlvkonnas kuidagi moest ära ja vaadatakse seda, kui vihased on keskkonnaaktivistid, eks ole, isiklike autode omamise ja ummikute kõige vastu, et kas see nagu hakkab kuidagi nagu moest ära minema ka või? No jah, et siin on erinevaid muidugi teooriaid ja siin võib targutada nagu väga pikalt, aga mulle meeldib see USA nagu näide, et kus öeldi, et 60-ndatel, 70-ndatel, et elustiil on nagu muutunud, et siis enamuse inimeste esimene kogemus nagu vastassugupoolega suhtlemisel oli tegelikult nagu autos. Et seda on siis uuritud, et ta oli nagu väga oluline selline korteri või millegi nagu käepikendus, et üks selline funktsionaalsus, eks ole, et kui sa siis suhtlesid või midagi said rääkida ja nii edasi, et see on nüüd nagu ära kadunud, et meile nagu teisi võimalusi tulnud ja maailm on selle jagu muutunud jah, et kui 50 aastat tagasi oli auto tõepoolest nagu selline aken vabadusse ja ma ei mõtle mitte nagu Nõukogude Liidus, vaid üleüldse nii-öelda arenenumas maailmas, siis täna on neid akneid vabadusse nii palju, igal ühel on aken vabadusse nagu taskus kogu aeg nutitelefoni näol ja inimeste vaheline liikumine selles mõttes on väga palju kiirenenud, aga mina ei ütleks, et auto tähtsus on nagu kadumas. Jah, auto selline nii-öelda nagu, kuidas nüüd öelda siis, see jumalikkuse aura tema ümber võib-olla on paljude inimeste jaoks kadunud selle tõttu, et autod on nii tavalised juba, nad on muutunud tarbevahenditeks absoluutselt, aga kui käia üritustel, kus on kas autonäitustel või võidusõitudel, siis nooremat kaadrit on seal väga palju ja nad ei ole sugugi vähem entusiastlikud, kui meie vanused või vanemadki olid. No autode puhul te mainisite siin seda, et auto on nagu kunst, et tõepoolest, kui vaadata praegu neid klassikalisi autosid, siis nad on disaini mõttes nii-öelda ilus vaadata, et kas praeguseid autosid, kui eriti näiteks seda linnamaasturi kategooriat, selle kohta on ju palju meeme ja nalju ka, et on 12 autot on kõrvuti erinevate tootjatel, kõik näevad täpselt ühesugused välja. Et kas need praegused autod ka võiks kunagi omada mingisugust väärtust, et kui täna osta mingisugune, ma ei tea,
selline tavaline laiatarbe auto, kas see 50 aasta pärast võiks olla sellel mingisugune väärtus, või on see nagu see müüt, et iga põlvkond arvab, et vanasti olid kõik asjad ilus, majad olid, mõtle kui ilus arhitektuur vanasti oli, kui koledaid maju praegu tehakse, autodega on sama lugu. Autodega mina ütleks selle kohta, et on ajalooliselt olnud teatud mudelid, mis hoiavad oma väärtust juba siis läbi selle disaini keele ja kindlasti ka siis võtame, on see siis sportlikkus, ütleme disain ja sportlikkus eelkõige või siis teatud nii-öelda, ma ei tea, on see siis V8, V10, V12 manuaalkäigukast, need põhjusi, miks teatud autod oma väärtust hoiavad. See, kas nüüd autod, ehk vastus on see, et jah, ütleme siis, on ka nii-öelda teatud mudelid, mis lihtsalt ei ole erimudelina, hoiavad väärtust paremini, aga selge on see, et see ei ole midagi absurdset. Samas on, kui võtta nüüd teatud autode nii-öelda erimudelid, siis võib siin tuua näiteks, võtame siis BMW mis me siis ütleme, M-mudelid, AMG-d, mille puhul võib öelda, et nad on paremad väärtused, võivad sõltuvalt mudelist võivad ka kasvatada, aga nende puhul võib ka võtta selle baasvõrdluse, et nad on algusostes kallimad ja vahe tavamudeliga on see, et nad hoiavad siis nad ei kuku nii palju, kui kukuvad seal ütleme, et tavamudelid. Teiselt poolt on nende ülalpidamine grammi võrra kallim, mitte midagi olulist, aga mida siin saab välja tuua, on kindlasti see emotsioon, mida need siis erimudelid annavad. Ehk see suurem alginvesteering loob võimaluse siis hiljem nii-öelda vähem, ütleme siis kaotada vähem auto väärtuses ja saada alustab suurem emotsioon sellest. Nojah, et kui vaadata, et kas või seda Ferrari filmi, eks ole, eks me kõik oleme ka käinud, et see ikkagi algab sealt teise maailmasõja järgsest ajast pihta, eks ole, Porsche ja kõik need, et sul on ikkagi sellised monomaanid, kellel on mingi väga selge nägemus, mida nad soovivad ellu viia. Nüüd ütleme, et kui sa võrdes tänapäevase korporatiivse maailmaga, BMW-d on ju head näited, et öeldakse, et viimased ilusad BMW-d olid need Reitzle-aegsed BMW-d ja kui sa küsid, mis oli neil see ilu, eks ole, siis ilu oli tegelikult see, et olid proportsioonid paigas, eks ole, jälgis selliseid klassikalisi kuldlõike, eks ole, kui sa ütled üldse, mis on see disaini ilu, siis see võid ikka sellise vastu klassikalist nagu kuldlõiget. Ja kui sa ütled, et sa üritad hiinlastele meeldida, eurooplastele meeldida, ameeriklastele meeldida, siis tulebki sul selline nagu plönn välja, et ma igaks juhuks kohe guugeldasin, eks ole, et see top 4 on siin, mis on 24. aasta maailma ilusamad autod, on siis Aston Martin, Ferrari, Maserati, Porsche, üllataval kombel Volvo V60, oi. Ma ei tea, kes selle nimekirja nüüd nagu tegi, eks ole. Ma lisaks siia nagu seda, et ega siis tänapäeval, me kuidagi vastandame praegu nii-öelda ajaloolisi autosid ja tänapäevaseid autosid, ega tänapäeval tehakse ka ajaloolisi autosid. Lihtsalt on tõepoolest nagu, kui on masstootmisest tuleb valgeid elektriautosid nii-öelda nagu tuhandete kaupa välja, siis võib-olla need tõepoolest ei oma väga suurt ajaloolist väärtust, aga proovige näiteks täna Porsche 911 GT3 RS-i saada, et pole võimalik lihtsalt, samamoodi ei ole võimalik saada mitmeid nagu sportautosid, Ferrarisid või Lamborghinisid, mida lihtsalt ei müüda, sellepärast et nõudlus on nii suur ja nende väärtus absoluutselt kindlasti nagu kasvab juba selle hetkega, kui sa oled selle sloti kätte saanud ja realiseerinud. Ja siin me olime Jooliga, käisime seal ka Šveitsis hiljuti mägedes nagu sõitmas või teed käisimegi paar kuud tagasi ja seal oli Wiesmannite kokkutulek, et see oli need, ma ei tea, kogu Saksamaa Wiesmannid, neist üldse 300 tükki seal oli, eks ole, et üks 50 või 100 tükki oli seal siis keldris, eks ole, järjest, see on selliseid nišiautosid ka päris palju, et kõik seal põristasid, eks ole, ringi seal mägedes, et no kui vaadata ringi näiteks Dubais, siis see pilt on nagu sisuliselt nagu automuuseum kohati, et seal on nagu väga erilisi mudeleid ja ma saan aru, et tegelikult need naftariikide šeigid ka löövad selle turu selles mõttes kinni, et väga palju toodangul läheb sinna ära ja nad on valmis maksma absurdseid hindu võib-olla, mida Euroopas ja USA-s ei olda nõus maksma, et kui palju see nii-öelda see jõu nihkumine sinna naftariikidesse ja Aasiasse, Dubai-sugustesse kohtadesse, kogu seda eksklusiivautode turgu ja ka kollektsioneerimist mõjutab?
ta mõjutab selles mõttes, et noh, seal on jällegi vahe, et kas me räägime siin nüüd nii-öelda nagu erimudelitest, no me teame, Brunei sultan on ju olnud aastakümneid meeletult nii-öelda autohuviline, tal on üks maailma eksklusiivsemaid autokogusid, aga need on sellised autod, mis on nagu one-off'id peaaegu, või siis mingisugustest mudelitest on siis eraldatud talle üks, et ta lihtsalt tahab, et tal oleks nagu kõige kallimad sellised ja kõige haruldasemad autod. Ma ei räägi nüüd temast ainult kui sellest konkreetsest isikust, vaid neid on palju ja neid tuleb järjest juurde. Et kui me nüüd nagu investeerimisest räägime selles kontekstis, mis nii-öelda nagu noh, meie kuulajaskonda ka nagu puudutada võiks, et siis selles kontekstis ma arvan, et need 10, 20, 30 miljonised one-off'id nagu tegelikult nagu väga palju autoajalugu ei mõjuta, sellepärast et nende autode paratamatu saatus on olla nagu vitriinikaunitarid, et kui neil mootor kunagi käima pannakse, siis on juba väga hästi, et see ei ole ka päris see, milleks autod mõeldud on minu arvates. Aga nüüd investeerimisest rääkides veel, siis tegelikult see Randu näide, et ta ostis Jaapanist veekahjustusega auto, et see on tegelikult ka üks huvitav aspekt, et selle õige objekti leidmine on ka ju tegelikult nagu seiklus oma, et sa otsid seda ja sa üritad siis tasakaalustada seda võimalikku kahju seal, nagu see veekahju ja seda hinda ja leida see optimaalne, et noh, kui eeldame seda, et kasulik oleks see tehing niimoodi, et sa soodsalt ta kätte saad haruldase mudeli soodsalt kätte, teed seda natuke korda, lisad sinna veidike väärtust ja siis ta aja jooksul kasvatab seda väärtust, et see nagu ideaalne mudel siis, et kus need leida, et kus need no ja ma isegi mõtlema, et noh, Joel ja Randu, kas te midagi olete üldse maha ka müünud või palju need kollektsionääridest üldse nagu noh, müüakse, neid vist nagu müüakse küll, aga nad ikkagi lähevad, eks ole, suhteliselt hilja, et seni, kuni sa tegelikult ostad, sa ikkagi ostad, mitte ei müü. See on väga õige märkus, et kuna nii mina kui Randu oleme nagu autoentusiastid, mitte nagu me ei käsitle seda autodesse investeerimist nii-öelda nagu raha kogumise eesmärgil tehtava tegevusena, et me ikkagi naudime seda protsessi ka ja neid autosid, siis jah, ei, loomulikult oleme müünud, aga ikkagi noh, nii-öelda absoluutnumber seal kogus kogu aeg kipub suurenema. Aga vastuseks sinu küsimusele, et kuidas neid leida, siis tõepoolest jah, see leidmine on nagu ülioluline, et see on ju osa mängust, see on ju väga põnev. See on väga põnev, näiteks ma saan 2 näidet tuua, et oma esimese 911 ma otsisin väga spetsiifiliselt 997 mudelipõlvkonna siis esimese pre-facelifti 997.1 turbo, mis on siis Le Mansi päritolu nii-öelda nimetatud Metzgeri mootoriga ja manuaalkäigukastiga ja see on kindel collectible. Miks mina ta edasi müüsin ja vahetasin järgmise 911 vastu oli see, et kuna mulle ikka väga meeldib autodega sõita ka, siis mulle selle üliraske sidur ja üliraske käigukangiga 911 manuaaliga kangutamine lihtsalt nagu väsitas ära. Et ma tahtsin nagu käis vähe jõusaalis, eks ole. Tahtsin järgmist autot. Või siis teine näide, mis mul on, et mulle on lapsest saati meeldinud nagu teise põlvkonna F-body ehk siis Pontiac Firebird. Ja mulle õnnestus, kunagi ma panin Mobile tees silma peale minu enda sünniaasta ja tegelikult ka sünnikuu väljalaskega Pontiac Transamile. Ja siis ta istus mul seal nii-öelda salvestatud listis, mingil hetkel ta läks 10 000 euro kallimaks ja siis vältimaks, et ta veel 10 000 euro kallimaks läheb, siis ma lendasin Saksamaale, vaatasin ta üle ja lasin ta ära tuua. Et nüüd on mul nagu oma sünnikuust pärit auto, mis oli üks minu nagu unistustest selles kollektsioonis. Ja noh, ma usun, kuna ta on ka musta numbriga ja üliheas korras, et ta kindlasti on collectible, aga nende jälgimine, vaatamine, monitoorimine, aeg-ajalt ikka viskad silma peale, et noh, mingid mõtted on peas, mida veel tahaks, et vaatad, mis nende hinnad on teinud vahepeal. Et see on osa sellest protsessist, et meie sugustel nii-öelda autoportaalid on nagu rohkem lahti tõenäoliselt kui uudisteportaalid. Ma vaatan, Randu on siin juba 3 lehekülge täis kirjutanud, et nüüd sa pead rääkima hakkama. Mis sa siin loed? Ei, mul oli see häda, et mul nii kiire, et ma ei jõudnud ette valmistada ja siis ma kuulan siin tarkade meeste juttu kõrval, siis mul tekib mõtteid, mida ma
aga tegelikult võib-olla kõige olulisem asi või mis võib-olla tooks Eesti selle spetsiifilisuse, et tulles tagasi, vaata sa ütlesid ka, et mida välja valida, ma jõuan sinna hiljem, aga et see, ja oleks pidanud võib-olla sellest algama, et Eestis on üks probleem ja see on see, et Eesti autokultuur on oma olemuses 30 aastat vana. Isegi vähem, sellepärast, et alguses seda kultuuri polnud ja see nüüd hakanud tekkima. Ja põhjus selleks, et arusaadavalt Nõukogude perioodil oli, mis meil oli siis 40-50 aastat, oli siis aeg, kus oli väga limiteeritud arv automudeleid ja noh, see autokultuur seisnes selles, et Volga oli siis edukuse definitsioon. Või siis niisugune hiljem 0,8 või kunagi 0,5 on, aga see oli... Jaa, 7 pidi ka ikka. No jah, ütleme nii, et see näitena. Tagi ja 0,8 ma mäletan ikka vanu. Aga sellega on kaasnenud see, et kui nüüd see nii-öelda siis vabadus tuli ja autosid sai osta, siis esmalt, mida tehti, on tehtud, on ostetud lihtsalt kokku, kes tahab ennast näidata, ostab endale kõige kallima auto, mis on turul olemas. Sa lähed ostad endale Porsche, sa lähed ostad endale mingi Mercedes, inimesed ostavad neid autosid ja mida selle tulemusena tehakse, on see, et käsitletakse niisuguse enese näitamisena, ka show off. Nii. Ja selline negatiivne, sellega on tekkinud negatiivne kuvand, et kui ma räägin ka enda autopargist, siis nende autodega ringi sõites esmalt öeldakse, et kui sa oled advokaat, et see ei ole sobilik sulle, on ju. Ja see taandub ja siin tekib nagu mitu mõõdet. Esmalt see Eestis on, kuna autokultuur on nii noor, siis ei osata ka vahet teha sellel, kas sul on näiteks mingi auto erimudel. Võtame näiteks, kui sul on endal üks auto, mis mul, ma olen hakanud seda tegema, et kui oli juttu siin, kui palju garaažis on, siis mina olen endal teinud otsuse, et ma hakkan teatud autosid ära müüma. Ma olen seda varem teinud, et ma vähendan lihtsalt seda arvu ja kasvatan nende väärtust ja teatud nagu põhimõtete järgi. Ja see on see, et näide, et kui ütleme, et näitena Porsche 911, 996 turbo manuaal, see on siis 2000 aasta konkreetne Porsche mudel üliheas korras ja kui seda vaadatakse, siis keegi saa aru, mis mudel see on, on ju. Sa vaatad seda, ta on see, kas inimene vaatab, kas ta on nüüd ütleme 2020 aasta auto või ta on 2000 või ta on siis 2000 aasta autot, selle tehta vahet, on ju. Välimus, kõik muu, et selle, et võib-olla, et see nii-öelda keegi tuleks ja ütleks sulle tunnustusena, kuule, et sa oled teinud hea investeeringu näiteks või vähemalt sa oled ostnud auto, millega sa ei kaota väärtust või tõstad väärtust, on ju. Seda teadmist ei ole, üldine suhtumine on see, et sa oled, eesti keeles on nõme sõna, aga seda autopede, on ju. Et see lihtsalt on üldine stamp ja ma ütlen, minul on näiteks saatesse tulekul, et mul on üks teine, ütleme siis sama vestlus kokku lepitud, mul oli tõsine moraalne dilemma, on ju. Et miks ma tulen siia, sellepärast, et järgmine asi, mis tuleb, inimesed ütlevad, kuule, et sa tahad tähelepanu saada, on ju, kas sul on nii-öelda oma isiku, et kas su isikut on vähe näha, sa pead oma autodest rääkima, sest üldine on see, et autod, mis mul on, ma nendega üldiselt, nendega, mis nii-öelda väärtusega, mis võtta nii-öelda liigselt tähelepanu saada, nendega ma ei sõida. Eks ma lohutan, eks ole ikkagi natukene siin, välismaal küll see jõuab Eestisse ka, et ega me oleme ikka õpivõimelised ja vaata, kui me seal ka Šveitsis olime, siis kõik ajasid nagu pöidlad pihku ja mul endal oli ka kogemus, et mul on Mustang V8 ja siis kiirtee peal sõitsin ja siis vaatasin, et sõidan natukene, et mingit autot ei olnud, siis paari sekundi pärast vaatasin, et oli mingi täpp mul selja taga, siis tuli mulle kõrvale ja see oli seal Mustang Cobra, veel võimsam kui mul oli, eks ole, siis seal teine tüüp vaatas mulle otsa, mina vaatasin talle otsa, naeratasin, ta naeratas mulle, siis pani nagu pöidla pihku, panin pöidla pihku, et siis ta jälle kadus 5 sekundi kadus mu eest ära, et ma nii kiiresti jõudnud sõita, aga see on tegelikult väga sümpaatne, et inimesed näevad, tunnustavad, eks ole, pöidlad pihku, sa oled midagi teinud, et selline, sa oled osa tegelikult sellest community'st, et võib-olla siis on see, et ma saan aru, et Joel on seal community's sees, aga eks et asjad saavad ainult nagu paremaks minna, et no ja võib-olla ka nagu nii-öelda kadestajate arvamusest ei tasu ka väga välja teha. Ega minul on tegelikult Randule selles mõttes sarnane kogemus, et ma arvan, et umbes 5 või 7 aastat tagasi siis ma tihkasin hakata nagu natuke rohkem rääkima oma sellest autohuvist ja oma autodest, sest et mulle kogu aeg tundus ka niimoodi, et see on
et noh, umbes sa ei ole nagu suureks saanud veel, ikkagi mängid nagu autodega, et noh, see on kõige banaalsem huvi. Kodus on neid kõige banaalsem huvi, mis meesterahval võib olla nagu autodest huvituda, et siis aga kui mõned inimesed nagu väljendasid niisugust nagu siirast või noh, niisugust nagu head meelt või tunnustust minu nagu lapseliku rõõmu üle selle oma auto huvi ja autode üle, et siis vaata, kui sa näed teises inimesest nagu niisugust siirast sära nagu, see teeb nagu teistel ka tuju heaks, et siis ma olen nagu mõelnud, et rohkem ma ei häbene seda, et mis seal ikka selline ma olen. No jah, et kui noh, ma siin korra ütlen ka vahele veel, kiidan nagu takka, et noh, kui ikkagi seal Saksamaa muuseumites käia, et noh, minu jaoks oli ka, ma käisin see aasta, käisin sealt Mercedese muuseumist ja noh, see on nagu päris huvitav, sa tuled sealt tiiruna alla ja siis on sul noh, auto, eks ole, siis tuleb välja kultuurilised nähtused, mis see koos käib, et noh, kus me alustasime, et võikski öelda, et auto on eks võib-olla kõige olulisem progressi osa, mis meil on siin olnud, et noh, et kui tahta seda argumenti noh, üle nagu võlli keerata ja noh, kui sa loed, et noh, näiteks turvavöö ja vist turvapadi oli 60-ndatel vist juba oli noh, Mercedese poolt välja töötatud, kui ma nüüd õieti ei mäleta, kui ma nüüd sassi midagi aja, et noh, väga paljud sellised asjad, mis on meie elu paremaks teinud, turvalisemaks teinud, et noh, need on just sellest tehnoloogia arengust tulnud, mis siis kasutatakse mujal ära. No, et see on nagu väga oluline ikkagi tegelikult nagu progressi vahend, eks ole, et noh, kui küsida. Autokultuuri osana ma isegi, mulle meenub, et mul oli kunagi üks CD-plaat, mis ma Ameerikas ostsin, isegi duubelplaat, kus oli ainult laulud, kus räägiti Chevyst. Et selles mõttes nagu ütleme nagu üle võlli ja natuke. Muideks Chevy autolugudest ma sõitsin täna hommikul endal väikse tütrega tööle, tal on kombeks, et ta võtab telefoni, kuulab Spotify'd ja siis oli see hetk, kus ma näed, ei olnud plaanis, sa võid selle välja lõigata. Ei, see rikastab kokkuvõttes oli see lugu, et kuulan lugu, millel oli Miles on it ja ma võtsin telefoni käest ära, palusin viisakalt, salvestasin sellest, viisalt huvitav, ma ka Chevyst, kui ma eksi, oli Chevyst ja see oli nagu sellest, et kilomeetrite peale sõitmine. Ja sellest võib tekitada eraldi teema meil hetke pärast. Aga korra tulen tagasi selle show-off'i juurde ja väljanäitamise osas, et minul on see olnud jah, sisekaemus. Ma olen nii-öelda tunnetanud nii mingite klientide poolt, kes on nii-öelda ütlevad, et noh, see on ikka negatiivne pool, ma lähen sõidan kliendil nii-öelda kliendi nõupidamise üle autoga, sest tuleb alati mingi pool poleemika, siis, või noh, mitte alati, siis on teine asi see, nagu endal ka inimeste, kellega töötatud on, tunnetad teatud survet, et kuule, me ei saa ja see on nagu advokaatide lugu, et viimased 6 aastat mul on kõik sellega nagu hästi aga et see on ka mingi nagu otsus olnud, et no aga võtta endale mingi roostes selline, ma ei tea, eks ole, mingi Citroen, eks ole, kaubik, eks ole. Ma võin tuua selle kohta hea näite, et ma 2018 aastal ostsin endale BMW X5, sellist 2003 aasta X5 4,6 IS-i. Ja see on siis Alpina mootoriga selline täiesti tavaline tolle põlvkonna X5. Ja see, et see väärtus oli tal 10 000 eurot, ma isegi võin rääkida, mis ta sisse panin ja mis ta väärtus täna ikkagi oleks. Et see on siis võime rääkida, kuidas need autod hinda hoiavad või kas nad on tegelikult investeeringud ja mis kohas on. Siis ega selles mõttes, et ma sõitsin nüüd selle odavama autoga, siis ma olin ikkagi nii-öelda a la rullnokk või mis iganes, keegi ei saa aru sellest. Et tegemist oli auto ajaloo või BMW nii-öelda sellise esimese SUV M-mudeliga põhimõtteliselt. Aga noh, aga ma ei tea, noh, mulle küll tundub, et vähemalt kui sa ikkagi vanemate mudelitega noh, nagu sõidad, et noh, inimesed saavad aru, et sa oled ju entusiast ja noh, igasugu neid, eks ole, ma ise ka kusagil, eks ole, noh, Põltsamaal ja korvetid ja noh, näiteks ole mingi korvettide kogunemine, ma mäletan eelmine suvi. Klassikute puhul selgelt on niimoodi jah, et seal on üldiselt küll selline nii-öelda foon on see, et noh, sellel inimesel on stiili, et kui ikkagi mingisuguse vanema asjaga sõita, aga noh, samas Randuega siis sinu äris ja ka minu äris inimene peab sõitma korraliku autoga, muidu keegi ei usalda, et sa üldse millegagi hakkama saad. See on eraldi teema muideks, et kui võtta nüüd Euroopa, võtta USA näiteks. Euroopas ka siis võtta nii-öelda, samuti oli põhjus sõita Euroopas pikem 7 aasta. Ja kui sa võtad nii-öelda siis Skandinaavia, ütleme Eestis on autosid rohkem näha viisakaid nagu kallimaid üleüldse või siis ka nagu erilisemaid. Skandinaavias sõjad läbi vaikus, Hollandis näiteks ka auto suurem nii-öelda Concours d'Elegance, siis nii-öelda kus antakse auhinnad autosid, seal oli
väga erinevad autosid, aga see kõlab igal pool läbi, et autod on garaažides, on ju. See on üldine mentaliteet, et ükskõik mis sul on, nad on garaažides, neid ei sõideta, on ju. Lähed Šveitsis on, sa näed mitte ainult, aga seal Suugis, Zürichis sul on linnas nagu tohutu teistsugune autopilt, on ju. Ja siis sa jõuad USAsse, kus USAs on tegelikult see sama, mis siin just Joel ütles, et ega see koht, et see näitab nagu staatuse näitaja, on ju. Ja staatuse näitaja on see, et kui sõidad kalli autoga, lähed kliendi juurde või sul on mingi kokkusaamine, on ju, inimesed saavad aru, et sa oled edukas, sind saab usaldada, on ju. Siin Eestis või Euroopas on see pigem nii-öelda selline võib-olla usaldamatuse näitaja, on ju, sellepärast, et kas sa oled nagu tõsiselt võetav, sa sõidad tahad särada, on ju, et kuule, et meil on selline kultuur, et hoitakse seda asja, meil sõideta autodega, meil garaažis läheb pühapäeval välja, tõmbad paberkoti pähe ja siis võid sõita. No eks meil on muidugi see häda ka, et ega väga ei ole ka kusagil sõita, eks ole, need teid õnneks nüüd on, need ringrajad on siin natukene nagu olemas, aga võrreldes mingi Saksamaa või sellega või et ega see ikkagi väga vajutada ei saa ja osa sellest on ikkagi see, et sa ikkagi vajutad siin nagu jaa, aga mõtlen, ma arvan, parema jalaga natukene mina ei tea, minul näiteks on see, kui ma võtan, et minul ei ole näiteks, kui ma sõidan Eestis või siin ütleme, kus kiirusepiirangud, mul ei ole sellega häda, on ju, et minu jaoks me oleme näiteks, ütleme, et sa käid vahest harva, sõidad ka sellepärast, et sõita ja ei ole vaja, et ma nüüd sõidan seal 150, 200 või 300-ga, vaid et ma lihtsalt sõidan, on ju, et meil näiteks Joeli miks ma Joeli tean, on see, et mäleta, kas kokkuvõttes meil see põhjus, et meile mõlemad meelde autod, on ju. Mäleta, kes meil kokku viis, ega me Joeliga ei suhtle igapäevaselt, on ju. Meil on kaks, võta, meil on sükene üks autochat, on ju, või sükene suhtlusring, kus meil on üks nii-öelda IT-ettevõtja, tohutu BMW Alpina fanaatik, meil on üks nii-öelda Eesti tuntumaid autofotograafe, ma arvan, et ma isegi ei julge nüüd öelda nime, on ju, aga et ja meil on nagu täiesti erinevad inimesed, me ei puutu igapäevaselt kokku, me ei käi ka niimoodi, me ei puutu kokku, meil lihtsalt mingi nii-öelda sükene autoteema spetsiifiline, mida me vahetame, et me võiksime öelda, et see mina näiteks ei ole ka see, kes võtab kätte ja ütleb, et mul on teatud liiki auto, et ma lähen nüüd mul on mingi selle autoklubi liige või ma lähen midagi tegema, et ma seda ei tunneta, on ju, aga et see sükene ja see on nagu raske neid tasemeid teha, aga Joeliga see seos on meil selline. Ma korra pean ikka vahele küsima, et ilmselt Randu sinu puhul, et kas sa oled ikka siis spidomeetrile 3 ette saanud, meist Joeliga arutasime, meist kumbki ei ole saanud sinna spidomeetrile, seda numbrit 3. Sa oled saanud, kurat. Mina olen ka saanud, et isegi tavaliikluses, aga seal, kus see lubatud. Nii, et see on nagu siis mingi eraldi klubi, kolme meeste klubi või koolis kolme mehi ei peetud, aga väga au sees olevateks, aga räägime siis investeerimise poolest ka, et mis see investeeringu, ütleme, mis see tootlus siis nagu on, et jätame selle kõrvale, et see on esteetiline nauding ja hobi ja kõik nii edasi, aga kui puhtalt nüüd rahast rääkida, et millised need tootlused siin võiks olla? Kui veel oksjoneid vaadata, ma korra ütlen vahele, need numbrid on ikkagi suured, et need pead 10 miljoni, aga need on siis tõesti eri nagu mudelid, nagu ma ütlesin, kõige kallimad pead 100, eks ole, need pead 10 Ferrarisid selles segmendis, et pead 10 miljoni, et kui sa kujutad ette, mis ta omal ajal inflatsiooniga adjustitud on, eks ole, väga suurt pilti vaadata, siis ikkagi sinna ühele tuleb 0 või midagi nagu järgi. Aga jah, ma ei tea. Autodesse nüüd nagu investeerimine, kui nüüd lihtsalt autot kui varaklassi võtta, on selles mõttes üsna suure riskiga asi, et auto hoiustamine selliselt, et ta säiliks, on päris kallis. Ehk siis selleks, et nüüd selle auto pealt midagi teenida, on mitut asja vaja, on esiteks vaja leida selline auto, mis siis nii-öelda oma väärtust kasvatab. Seal on kindlad kriteeriumid, mida tuleks jälgida selleks, et selline auto leida, siis on teda vaja hoiustada ja lõpptulemusena on siis vaja ka suuta temast loobuda, mis nii-öelda siukse autoentusiasti või autofanaatiku jaoks on mõnikord kindlasti raske. Aga kui sinu küsimus on, et mis see tootlus võib olla, siis ega siin, mina arvan, et siin mingit kindlat valemit ei ole võimalik välja arvutada, et siin on tähtis on just see,
et kas sellesse investeeringusse minna nüüd ainult rahalist tootlust taga ajama või siis nii-öelda ühildada seda nii-öelda ka oma naudinguga sellest protsessist. Et pigem siis võtta seda nii, et see on nagu hobi, millele ei pea väga palju peale maksma. No mina seda nagu niimoodi käsitlen, et ma olen oma autosid valinud selle järgi, et nad hinnas ei kaotaks, aga et ma saaksin nagu kasutada neid, et mina väga usun sellesse, et auto on nagu sõitmiseks mõeldud, mitte vaatamiseks. Et seda võib võtta niimoodi, et sa võid osta nagu tavalise auto, mis juba nii-öelda uue auto ostad, siis ta juba kaotab seal mingisugune 10 kuni rohkem protsenti väärtust selles hetkes, kui ta sealt salongist välja sõidab ja siis ta nagu tasapisi amortiseerub, eks ole. Et kui nüüd see on nagu üks käitumine, siis teine käitumine see, et sa ostad mingisuguse haruldasema auto ja sõidad temaga ja naudid seda ja lõpuks sa ka tegelikult ei kaota selle vara väärtuses. Aga võtame paar konkreetset näidet. Võtame näiteks 93. aasta Porsche 911 964 turbo. Selle auto hind 10 aastat tagasi oli suurusjärgus 40-50 000. 70-80, vahet ei ole. No ütleme, aga tänaseks on see auto väärtus nagu 5 korda tõusnud. Ta on, ütleme 250 000 on nad nagu enamus neist, kallimad on kindlasti rohkem, aga alla 200 ei ole võimalik saada 964 turbot, mis vähegi normaalses korras on. Ehk siis need õnnetud, kes oma 964 turbod nagu 50 000 eest ära müüsid, täna kindlasti vaatavad, kurat on ju. Aga täiesti samaväärselt on autosid, mis võinuks kalliks minna, aga ei ole kalliks läinud. Näiteks, võtame suvalise näitena Citroen C6 näiteks. Ta on suhteliselt uus auto, 2000 esimese või 2000 teisest poolest pärit. Neid toodeti ülivähe, 24 000 tükki, ta on jumala freaki disainiga. Ma kusjuures nägin üks päev. Jah, ta on täpselt siuke auto, mis võiks minna collectible'iks, aga kuna ta on nii imelik, siis nagu siis keegi nagu väga ei taha. Mina pean ikkagi vahele õikama, et keegi mulle seletaks ära selle Porsche fenomeni, siin on ka, ma saan aru, see Porsche partei ja mitte ja osad ütlevad, et ikkagi väga hästi sõidab ja siis teised ütlevad, et kuidas see saab hästi sõita, kui mootor on vales kohas ja et see ei püsi üldse. Ta ongi tagurpidi auto, tal mitte ainult mootor ei ole vales kohas, vaid tal nupud käivad kõik tagurpidi ja ta on täiesti tagurpidi auto. Seleta nii maakeeli ära, eks ole, mis siis ikka inimesed, kui sa 964 alustasid ja Rantu, sul on ka Porsche mõni või? Jaa. Vaat siis seletage ära mulle, et mis seal siis ikka head on, et tavakuulajale teada. Ma arvan, et Porsche puhul on võib-olla see asi, et kuna see 911 disain on ajalooliselt olnud läbivalt sarnane, ja ta on ikkagi selline esimene tavakasutuse sportauto, võiks öelda, mis on siis võib-olla see on üks peamisi põhjuse, miks ta kasutatakse. Vähe 911-sid, mille hinnad on nüüd nagu tohutu käest ära läinud. Et ma võin tuua, võib-olla kui 911-st rääkida võib-olla väärtuse mõttes. Siis mida ma hetkel, millest ma ise loobun hetkel, ongi see 996 turbo, mis on kõige odavam hetkel üldse nagu turbotest, mis Porschel on olnud. Ja Porsche alustas turbote tootmist 74 aastal, see aasta sai just 50 aastat Porsche turbosid. Ja see konkreetne mudel on siis see, et seda, kui see oli just erilist, Joel rääkis nüüd sellest Citroenist, et näiteks see konkreetne auto ja mudel on olnud kõige odavam ühel põhjusel, et tal on häirivad esimesed tuled, kutsutakse fried eggs, sest nad on lihtsalt laiali valguvad ja nad ei haagi ei enne ega pärast toodetud Porsche siis esituledega ja see häirib Porsche entusiasti. Ja mis täna näha on, et tõenäoliselt on üks peamisi põhjuseid, miks selle auto nii-öelda väärtus võib kasvama hakata, sest ta on erandlik ja see häirivus muutub pigem tema selliseks meeldivuseks. Aga kuidas siis nagu ära tunda, et selles mõttes, et sa ütlesid, et see üks nii-öelda imelik auto, see Citroen C6 on nagu
sellepärast ei kasvata väärtust, et on liiga imelik, aga samal ajal see Friday X tuledega Porsche, see veidrus seal on talle kasuks, et mille järgi, kus üldse nagu võimalik ennustada, et milline mudel võiks olla see tulevikus väärtust kasvatav? See on väga, väga põhimõtteline küsimus, et minu arvates auto, kui nüüd valida seda, et mis autot osta, et tema väärtus ei langeks või nii-öelda investeeringu mõttes üleüldse autot osta, siis seal on nagu kolm reeglit. Esimene reegel on see, et tuleks sellest olemasolevast mudelist võtta kõige tippmine mudel. Sest kõige tippmine mudel on alati kõige kallim ja ta kaotab väärtust kõige vähem. See on see, mis Rando enne ütles. MBMV-d, AMG Mercedesed, RS Audid, samamoodi Porsche puhul turbo, Porsche puhul loomulikult GT3-d ja need on veel erilisemad ja need on ka kindlamad investeeringuväärtusega. Alati tippmudel. Ei ole mõtet osta V6, kui on V8 olemas. Ei ole mõtet osta nagu mingisugust halvema varustusega, kui on parema varustusega olemas. Et AMG on alati kallim kui mitte AMG Mersu, isegi kui ta on halvemas korras, on ta endiselt kallim. Ehk siis tippmudel on punkt 1. Teine asi on, et see mudel võiks olla mingit otsapidi ajaloos oluline. Näiteks võtame Lancia Delta näiteks, Lancia Delta Integrale. See ralliversioon on kallis, tavaline Lancia Delta ei maksa mitte midagi. Ta peaks olema kuidagi ajaloos oluline, Audi Quattro näiteks, kandiline Audi Quattro. Kõik sellised asjad, mis on mingit otsapidi, Audi nagu esimene ralliauto siis, mis oli 4-veoline. Kui ta on mingit otsapidi ajaloos oluline, ma ei tea, kas esimene alumiiniumkerega auto näiteks, D2 Audi A8 või siis Mercedese puhul on väga palju uuendusi üldse automaailmas tulnud Mercedese S-klassiga. Ameerika autode puhul samamoodi, et näiteks võtame selle RAM SRT10, ta on kastikas, millel on lihtsalt Dodge Viperi mootor, ta on nii jabur auto, ta on täiesti mõttetu auto, aga ta on äge selle tõttu, et ta on nii jabur. Et ta peaks olema mingit otsapidi eriline. Ja kolmas asi, et ta peaks olema nagu ilus. Sest koledad autod, isegi kui nad on väga haruldased, keegi nagu neid inimesi, kes tahaks osta endale koleda auto, lihtsalt selle tõttu, et ta on nagu haruldane, neid on nii vähe, et nemad ei suuda selle auto hinda nagu üles lükata. Pontiac Aztek või Fiat Multipla või nagu traditsiooniliselt koledad autod, sa võid neid kokku osta nagu terve garaasidega, aga nad ei maksa ikka mitte midagi kokku. Just vaatan seda Aztekit praegu Google'ist, et see oli ju ka seriaalis Breaking Bad oli nagu põhitegija, et tegelikult see popkultuuris on ta ka sees, et nagu väga selline legendaarne auto, aga ta on tõesti nii kole, et seda nagu... Aga lõpetame ikka selle Porsche teema ka, eks ole, Joel ära, et sa ei ole selle Porsche küsimusele nagu vastanud, eks ole, nii et laseme vahepeal mootorimüraga ikka sisse, et mis sinu jaoks see Porsche siis ikkagi eriliseks teeb, et siis saame Porschele juti alla tõmmata. Porsche on selles mõttes, ega mulle Porsche peale 911 tegelikult eriti imponeeri, et kui üldse Porsche, minu jaoks Porsche võrdub kui 911, et nagu Cayenne või Macan või Taycan või mida, Panamera, nad on head autod, nad on tõesti head autod, aga nad ei ole sellised, mida nagu tahta, sellepärast, et nende distsipliinides on nagu ägedamaid autosid. Aga 911 on lihtsalt nagu autoajaloo fenomen, et seda nagu peaks proovima ja mis Porsche puhul on nagu hea, et mina kui nii-öelda auto kasutaja, siis ta on lihtsalt nii lihtsasti kasutatav võrreldes kas või kui sa paned 911 ja Chevy Corvette'i kõrvuti, siis mul on Corvette ka olnud ja sellega sõitmine oli nagu see oli suur ettevõtmine niimoodi, et kui sa sinna ära sõidad, kus sa tahad minna, siis tagasi väga ei tahaks sõita enam. Et 911 on lihtsalt nagu, ta on nii lihtsasti kasutatav, et sa saad nagu päris inimesena teda kasutada. Minul oli näiteks vaja, et autol oleks tagaistmed. 911 küll need on väiksed, aga nad on kasutatavad tagaistmed. Enamus võrreldava dünaamika ja hinnaklassiga autodest on kaheistmelised ja kui sul ikkagi on paar väikest last, kes seal aeg-ajalt võiksid nagu
istuda ja ühes lasteaias käivad siis või ühes koolis käivad, et siis tegelikult neid pisikesigi tagaistmeid on ikka hädasti vaja. Aga jah, võib-olla siis läheks edasi ka. Ma võtan korra veel seda Porsche teema kokku, et noh, seal nagu alguses oli see 356 mudel ja seal on järjekordselt, et neid toodeti, ma ei tea, 10 aastat, millest on mõned erimudelid, mis on nagu tõesti hinnas, ma ei tea, 700 pluss 1000 on ja teised on sul 100 000 ja alla, suures plaanis sama kere. Aga veel, mis see erilisus Porschede puhul on, et kui siin näiteks turbo näide on ja siis see, et näiteks kui sul on turbo S, et võib-olla näiteks seesama, ma tein selle 2090 lõpp, 2000 alguses 996 mudel on ju, selle puhul on neid toodeti, kui ma ei eksi, ja nüüd ütleme hilisemaid need sama turbosid on toodetud juba väga suured arvud. Et näiteks seda, kui ma ei eksi, toodeti circa 20 000 neid 996 turbost, mis tähendab, et see muudab selle, see, et see nõudlus nagu tekiks ja see hind selle võrra kasvaks, see juba nõuab väga suurt siis seda nii-öelda isikute arvu, kes tahaks osta. Ja seetõttu tal ei saa olla väga suurt tõusukõver, et ta võib tõusta, ta võib olla atraktiivne, ta on igapäevast väga auto, aga sellest ei saa investeeringut. Ja kui tulles auto investeeritavuse juurde, siis see autode arvukus, ehk see, et kui palju konkreetset mudelit on toodetud, on üks näitaja. Mis on näiteks selle sama turbode puhul, järjekordselt jälle vanemad põlvkonnad, seal on siis see nii-öelda 997, mida toodeti kuni 2012, selle puhul näiteks turbo S-id või GT3-d, et kui sa selle turbole kirjutad S-tähe taha, siis nende tootmisarv vähemalt kuni 2012 oli väga väike. Seesama 996 turbo, millest siin räägitud korduvalt, aga see on hea näide, on see, et selle turbo S maksab 2 korda rohkem kui turbo, isegi rohkem. Ja see mingi hetk, kui see auto ei olnud üldse väärtusega, siis need turbo S-id ei olnud väga palju rohkem ei maksnud väga palju rohkem kui turbod. Alguses sama asi, et see hinnavahe ei olnud nii suur. Seal on mingi, ma ei tea, kas 20 hobujõudu, natukene suuremad pidurid, mitte midagi erilist, aga see hinnavahe täna on 2 korda. Siis tulla tagasi selle, mis Joel mainis, on see 964 mudel, mida toodeti, kui ma ei eksi, kas 90 kuni 94 vist on ju. Ja see on see mudel, mida toodeti 2 põlvkonda. Nüüd on jälle vahest aru saada, see auto väliselt näeb sama välja. Ta on esimene põlvkond toodeti, ma ei tea, mingi circa, ma eksin võib-olla, 2000 kanti. See oli 3,3 liitrine mudel, on ju. Need autod maksavadki sellised, nagu Joel ütles, 200-250 on ju, alla saab, üles saab. Samas siis teine põlvkond oli 3,6 liitrine mudel ja need autod maksavad 100-150 000 rohkem täna. Sellepärast, et lihtsalt ta on nagu uue mootor nii edasi ja tohutu vahe. Nüüd tuua selle sama kere peale on näiteks erimudel oli siis see on Carrera RS 3,8, neid tooti 50 tükki. Ja neid autosid müüakse täna hinnaga 1 000 000 pluss. Et see baas nagu mudel on sama, lihtsalt see hind varieerub, ütleme see turbo ja Carrera pole võrreldavad, aga see on näide. Aga ilmselt siis ongi jah, et 2, kui ma siit edasi mõtlen, et 2 sellist klassikalist väidet ongi siis ilmselt Ferrari ja Porsche, kui sa mõtled, eks ole, mis võib-olla kõige paremini ikkagi hoiavad või ma ei tea, et olete te nõus või ole või? See 964 turbo 3,6, mida sa Randu mainisid, see on nagu selles mõttes siuke püha kraal nagu paljude Porsche entusiastide ja ma ei saa ennast Porsche entusiastiks pidada, mulle Porsched väga meeldivad, aga kui ma üldse mõtlen nagu, et 964 turbo 3,6 oli see auto, mis oli Bad Boysi esimeses osas, see must. Ja see on põhimõtteliselt nagu meie vanustele nagu ajudesse sööbinud, sest et see põhimõtteliselt Bad Boysi esimene osa oli puhtalt autofilm. Ferraridest Arossa jätta. See narkonarratiiv selles filmis oli teisejärguline selle kõrval, et selles filmis oli AC Cobra ja Porsche 964 turbo 3,6 võidusõit, mis oli kogu selle filmi. Nüüd ma ise kutsusin saatana välja selle Porschega. Lähme edasi, sa tegelikult ise teid vaata, lugesid selle kõige kallim auto vist oli, praegu oli kirjas see Mercedes. Et nii-öelda see väide, et seal on siis vastavalt kas siis Porsche, Ferrari, et selgelt Ferrari puhul just lugesin ka oli selline fakt, et vist 90% kõigest toodud Ferraridest on tänaseni nii-öelda liikluses, mis vist on kõige suurem proportsioon. Aga Mercedeste puhul, ja kui rääkida väärtustest, mis seal on, siis hea näide, et ja autod ise, miks nad see kultuuri puhul on tegelikult üks asi, mis kui sa oled nii-öelda auto entusiastidega puhtud kokku
eriti väljaspool Eestit ja ütleme ka siis selles nii-öelda vanemas Euroopas, siis see auto on tihtipeale ukseavaja. Mis tähendab, et kui sa oled autoentusiast, on ju, ja see autoentusiast ei tähenda seda, et sa lähed ostad endale poest uue nii-öelda, noh, mingi uue kalli auto, on ju, vaid sa oled nii-öelda teinud valiku, mõni vana, eks ole. Ja kas vana või ka uue põlvkonna mõni nii-öelda väga hea valik, siis see muudab elu väga palju lihtsamaks väga paljudes nagu suhetes, on ju. Aga okei, aga noh, siin on mul ikka selline klassikaline, et unistuste top 3, eks ole, et Joel ja Randu, et võite mõelda, et kui noh, raha oleks piiramatult, mis siis oleksid 3 sellist tippmudelit? Ma ei tea, mul vist ma ei oska nii mõelda isegi neid, noh, ütleme neid, ma ütlen siia. Mul on 14-aastane poeg, kes on meeletu superauto fänn ja kui me käime nagu reisidel, siis ta pildistab neid ja YouTube'is me vaatame kogu aeg superautode videosid, jah, et mina küll arvan, et nagu hetkeseisuga, kui nüüd mõelda nagu kaasaegseid autosid, siis Koenigsegg Jesko kindlasti oleks nagu asi, mida ma tahaks kas või nagu proovida, kas või nagu elusast peast näha kuskil nii-öelda liikumas, mitte lihtsalt seismas. Aga ajaloolistest autodest, jah, nii-öelda käega katsutavamatest asjadest, mis küll on siin viimaste aastate jooksul, mida me just rääkisime, on käega katsutavusest nagu tükk maad edasi liikunud, on see 964 Turbo 3.6 ja siis need vanasti mulle tegelikult kuna meil endal ka on üks Audi Quattro kodus, et siis mulle on imponeerinud see Audi Sport Quattro, mis on siis lühendatud kerega see ralli erimudel. Mitte see kandiline ralli versioon, aga just see tänava versioon Audi Sport Quattrost. Kui see maksis nagu 10 aastat tagasi 2 sotti, siis praegu alla £500,000 pole lootustki. No siin on ka natuke vastuseid, et tegelikult jah, et kui on entusiast, siis mingid autod ikkagi on kallid ja inimesed on nõus nende eest maksma. Ja? Margina mulle väga meeldivad Mercedesed selles mõttes, et Mercedes on tegelikult ikkagi autode selline nii-öelda teerajaja olnud ja just sellised huvitavad asjad nagu 190e 2.5 Cosworth, see Evo 2, see suure tiivaga, et need on tegelikult, vanad autod ei ole sõita nii head, et sa tahaks nendega iga päev sõita, see ongi see elamus, et sa sõidad nagu ühe päeva ära ja siis võtad mingi teise asja nagu. Aga need sellised eksootilisemad, neid erilisi autosid väga väikestes kogustes toodetakse ju mitmel pool üle maailma, isegi Eestis on üritatud teha, aga näiteks see Horvaatia, mis ei ole just väga tuntud automaat, seal on see Rimac Nevera, mis oli ka Expol väljas ja mida on ka üsna piiratud koguses superautodele, et kuidas nagu need on, et ilmselt on neid riike, kus tehakse nagu väga piiratud koguses ilma nagu väga suure sellise autokultuuri või suurte tehaste taustata ka asju, et mis te nendest arvate? No on ju, üldiselt hästi arvame, et Hollandi autotootja Spyker on näiteks üks hea näide. Et Spyker teeb sportautosid, nad on natukene nagu Pagani stiilis, aga mitte nüüd päris sellised, et ikkagi kordades odavamad kui Paganid, aga sellised hästi kunstilised, et siuke insener-tehniline siuke finess tuleb hästi välja. Et sellised nii-öelda nišitootjad on väga siuksed, või kas või need Wismanid, mida me seal Šveitsis nägime mingi 50 kaupa, et Wisman on tegelikult BMW, kas siis E46 või E39 tehnikaga siuke väike nagu AC Cobra moodi siuke Roadster, et väga siuke stiilne auto iseenesest, et väga raske hinnata, kas mida nende hinnad teevad, kuna see on siuke auto, mis ei ole auto ajaloos nagu väga oluline, aga ta on nagu kihvt lihtsalt. Ma võtaksin siin korra just nagu endal see kokkupuude selle Hollandi Concours d'Elegance'i üritusega, mis oli septembris. Ma ei ole väga paljus kohtel käinud, aga sinna sattusin. Ja seal oli nüüd tulles selle Spykeri juurde tagasi, Spykeri kunagine, ma kas tegevjuht või disainer on tänaseks siis Tom de Bruins või vähen nime praegu segamini. Tema on siis see, kes selle kunagise Spykeri nüüd on tolleaegse mudeli on elustanud. Neil on eraldi tootmine, kus neil on vist, ma ei tea, 6-7 autot müüdud, on ju.
kus minnakse siis nii-öelda nullist, alustatakse disain seal, vaatad huviga, kuulad inimestel, ma peaaegu jõudsin tehasesse ka, aga läks kiireks. Nii-öelda käsitööauto. No ta on pigem nii, on ju, siis mis on võib-olla selle juures, mis on, ütleme, elustatakse neid vanu brände, üks on nüüd De Tomaso ja De Tomaso B72 on üks mudel, mis nüüd tuli, tehakse 72 tükki. Ja siin just Eestis on ka see, ütleme, see autovahendajate, ostjate, see on täitsa selline, kuidas öelda siis, pinnaalune nii-öelda või ütleme siis, kuidas öelda, jäämealune osa on täitsa olemas ja see on mõneti üllatavalt isegi suur. Ja seesama see De Tomaso näiteks oli, ütleme siis ühel Eesti nii-öelda vahendajal oli võimalus see auto, ma ei tea, mis sellest sai, on ju, osta. Aga kuna see auto maksab 1,7 miljonit eurot pluss käibemaks, siis oli arutelu selle kohta, et kas õnnestuks Eestis panna kokku, siis moodne sõna on sündikaat, mis siis nii-öelda tekitaks olukorra, kus eri osapooled investeeriks 100-200 eurot, eesmärk oleks osta see konkreetne vara ja vaata, mis ta teeb, on ju. Ja noh, kes iganes selle sisse lööb selle mudelis, ma pean tunnistama, et ma üldiselt ei eelda, et sellised erimudelid, mis taastatakse väga suure sellise hinnakõveraga peaks olema, aga see konkreetne mudel on nii erilise disainiga, et ma pean tunnistama, et ta on, võtame ta erist. No, itaallased ikka oskavad, ütleme, et see on disaini kodumaa ikka teab ühte teist. Tulles korra, kui sa ise ütlesid seda Rimacit mainisid, siis ma ei tea, kui palju täna ja Bugattit, 2 märkust, et ma ei tea, kui paljud teavad seda, et Rimac on täna see, kes omandas Bugatti osaluse siis Volkswageni kontserni käest. Ehk selline nii-öelda juhtub ka selliseid asju, kus Rimaci puhul oli eriline see, et nad, kui ma eksi, see peamine põhjus on see, et nad tootsid või nii-öelda arendasid välja siis maailma tipptasemel selle nii-öelda akude ja elektrimootorite süsteemi, mis neile täna tekitas olukorda, kus nad on siis Bugatti, ma eksis, enamusomanikud. Ja omakorda tulles Bugattide juurde või üldse mingite autode juurde, mida hoitakse garaažis, siis Bugattide puhul on mul õnnestus siin kokku puutuda, järjekordselt see uste avamise lugu. Hollandis oli siis üks Bugatti omanik, suur kinnisvaraarendaja, kes siis on kasutanud oma Bugatti Chironi, mis maksab 3-4 miljonit eurot, igapäeva sõiduvahendina. Sõitnud sellega maha viimase paari aastaga 20 000 kilomeetrit. Wow. Mis on pigem arukordne, sest inimesed hoiavad neid autosid garaažis. Aga kas see De Tomaso sündikaadi lugu, et idee, et osta see kamba peale, kas see tähendaks seda, et kõik sündikaadi osapooled saaks sellega küla korda pühapäeviti sõitmas käia ka või läheks ta kuhugile? Muideks, see on hea teema, mis sa üles tõstatad, sellise auto puhul on, ma arvan, seda ei kannataks nagu torkida, kui keegi tahaks sellega raha teenida ja selleks, et temaga sõita, ma arvan, see ei ole mõistlik investeering. No, siin Eestis me korra oleme arutanud ka, et meie teada kõige lähem selline sündikaat pidi olema Poolas, eks ole, väidetavalt on Rootsis ka seda proovitud, võib-olla seda ilmselt kusagil on, aga selline industriaaltaseme mingi sündikaat, et selline asi, et kus sa tõesti puulid kokku või see on autoklubi, eks ole, ja see ei olnudki vist nii kallis, mingi 30-40 000 vist oli aastas midagi sellist, et siis sa saad erinevaid mudeleid nagu proovida nädalaks endale või midagi taolist. See on pigem, kui rääkida hindadest, siis mina olen kokku puutunud ühte Luxemburgi sellise mudeliga ja need on maailma mujas veel, et hinnad tegelikult ei ole üldse nii kallid. Mis tähendab seda, et sul on see autoklubi üldiselt ei ole mitte sündikaat, vaid see on see, et sul on keegi, kes siis nii-öelda hakkab, see on kahtepidi on investeeringu sündikaat on üks asi, kus siis üldine on see, et sul ei sõideta nendega. Sest see muul juhul see läheb, seda nagu raske teha. Aga on siis nii-öelda need autoklubid, kus tihtipeale keegi kasvatama portfelli, sul on liikmeus, maksad igakuiselt, need summad pole suured. Eesti puhul nädal sellest sulle seda aega, millal seda reaalselt tarbida. Aga kui me korraks hüppame autodest lennunduse juurde, siis lennunduses on sündikaadid väga sagedased, et lennukeid ja helikoptereid ostetakse tihti peale nii-öelda kamba peale, et moodustatakse äriühing, võetakse see sinna, osanikud siis panevad raha sisse või on kellegi firmasse või kellegil ka eraisikuna, aga tihti peale väga sageli ostetakse, meil on Eestis siin mitmeid lennukeid ja koptereid, mis on mitme peale ostetud. Lennukiga sõitsin vastu äärekivi või parkisin valesti, kratsisin ära. Vaat seal on selles mõttes nagu parem ka, et tõepoolest lennuvahendid kuidagi nagu lollist ära lõhkuda on keerulisem kui autot,
ja noh, see on nii heavily regulated, et seal noh, nii-öelda sihukest random või hooletuskahju tekitada on veits keerulisem. No kui nüüd keegi tahaks vaadata või ütleme saada sellise autodisaini, autokunsti elamuse, et mis sellised lähemad head kohad on, kuhu võiks minna ja autosid vaadata, muuseumid, mingid, ma ei tea, mis iganes formaadis neid pakutakse, ma arvan, et automuuseum on võib-olla kõige õigem termin selle kohta. Nojah, üks koht on ikka Stuttgart, eks ole, Stuttgardis saab vaadata mõlemad Porsche ja teed Mercedese, nad on seal mingi, isegi ei mäleta, mingi 15 minutit äkki või sõita seal omavahel ja et see on nagu huvitav, Mercedes on hästi suur ja võib-olla mis mulle meeldis ka, et ma just hiljuti käisin see suvi seal. Ta on nagu, mulle meeldis, et ma poisiga käisin ja mulle meeldis just see kultuuriline aspekt, eks ole, et ütleme, et seal Porsche muuseumis seda kultuurilist aspekti ei ole ja mul poisile just meeldis see Porsche muuseum, et seal ei olnud seda muud tiluliluliid. Mercedese muuseum tõepoolest on väga põnev, soovitan sinna minna, ta on arhitektuuriliselt põnev, seal on hästi palju autosid ja see kultuuriline aspekt ka, et minul õnnestus sellel suvel Itaalias käia. Sõitsime Garda järve äärest lõuna poole Firenze juurde ja sealt poole tee peale Modena kanti jääb 3 automuuseumi, siis väga suur Ferrari muuseum, suhteliselt väike Lamborghini muuseum, kui nii-öelda omas peas lihtsalt mõelda, et Ferrari ja Lamborghini on nagu tunduvad kuidagi võrreldavad brändid, siis tegelikult kohe üldse ei ole, et Ferrari nii brändina kui auto ajaloo mõju poolest on ikkagi väga palju suurem. Ja siis seal veel kolmandaks oli selline väike nišitootja nagu Pagani. Paganil on tegelikult sisuliselt nagu 2 autot. Sellest esimesest Sondast on palju erinevaid mudeleid seal väljas, aga Sonda, kõik nad on Sondad ja siis Huayra oli ka seal väljas, et Pagani on selles mõttes huvitav, väga siuke huvitav bränd, et ta on nagu moekaup rohkem, et Paganist on tehtud ju Hermee erimudeleid ja igasugused muid selliseid asju, et kui Pagani kas või sisustust vaadata või sisemust, siis ta on selline nagu kits ja klants ja glamuur ja siuke bling-bling, et aga kogu see Horatio Pagani isikukultus, mis kogu selle Pagani muuseumist ja kõigest muust läbi käib, seda on lihtsalt huvitav vaadata, see on selline isikubränd. Ja meil on siin ikka väike huumorisaade ka, et meil need pagana autonaljasid ma just guugeldasin, et mul on siis Lambo nali ikka üks on, et ma pean selle inglise keeles ütlema. What's a movie they could never make about a Lamborghini? A Silence of the Lambos. Just. Randu, kas sa oskad ka mõne hea muuseumi või ürituse soovitada, kus autoentusiast saaks oma meeli toita? Mina ütleks, ma isegi läheks nii kaugele, et kui ma satun Riiga, siis Riia automuuseum on, seal küll ei ole palju, seal on paar nii-öelda siis konkreetset autot, mis väärivad tähelepanu. Üks on siis Audi, ma ei suuda nüüd öelda seda mudelit, pean tunnistama, see on siis sõjaeelne Audi võidusõidu auto, ma otsin telefonist praegu jooksvalt kohe vastan, ehk see ja siis seal on mõned väga sellised erilised ja giftid sõjaeelsed Mercedesed. Muud ka, aga ütleme, et need mõned autod nagu väärivad, ütleme see Audi ise on juba selline põhjus, mille pärast sinna minna. Ja väga huvitav kogemus oli, ütleme, mida ma ei tea, ma ei ole Soomes kunagi vaadanud, mis nii-öelda automuuseum, aga näiteks Soome ja Rootsi on väga pikaajalise autokultuuriga ja seal on tohutult nii-öelda pärle garaažides, mis ütleme see vahe Eesti ja seal ütleme selle muude riikide, arendriikide autokultuuriga on see, et lihtsalt meil ei ole ajaloolist kogunud sellist ladestunud garaažidesse autosid, mida osteti perioodil 40 kuni 90 ja seal ütleme pigem kuni 2000 pole olnud ka seda raha osta. Ehk see on see vahe ja kui nüüd keegi tahab Ferrarisid näha, siis ega ma ei oskagi võib-olla muud paremat soovitada, kui on, mis ei kõla üldse loogiliselt, on linna ei mäleta, aga on Rootsi läänerannikul. See on Göteborgi lähedal, jah, kuskil. Jah,
on selline koht, hotelli nime ka ei mäleta, aga kokkuvõttes, kui keegi lööb sisse Bergessel, Roxette ja kirjutab sinna sisse siis hotel, siis tuleb välja seal Göteborgist, ma arvan, 100 kilomeetrit, ta on siis kuskil seal, ütleme Göteborg lähemal, kui ta on Kopenhaagenile, on siis Bergesseli Joyride kollektsioon, mis on siis Ferrarid. See on hotell Tüülosand. Ja mul oli isegi võimalus seal, ma sattusin sinna sel suvel, pigem ütleme see varasügisel, kus oleks peaaegu isegi kokkulepe, et see Bergesseli kokkujoostus ei õnnestunud, aga seal on siis hotellis on, ei osanud seda ka hinnata, tal on seal Roxetti nii-öelda eri sellised baarid, asjad, kus tal on see mälestuse pool ja siis selgub, et ta on üks väga nii-öelda teada-tuntud Ferrari kollektsionäär. Ja temal on seal, kui rääkida erimudelitest, seal on Monza P1, Monza P2, need on siis nii-öelda erimudelid, mis maksavad 3 miljonit eurot. See oli La Ferrari väga nii-öelda kultusauto, milleks on Ferrari Dino, mis oli siis surnud selle Ferrari, Enzo Ferrari poja Dino järgi tehtud mudel, mis on täna oluliselt hinda tõstnud, see on üks värska põlvkonna 430 Scuderia, see on ütleme seal 812 kompetitsiooni Aperta, nagu spetsiaalmudelid, pluss siis, kui ma eksi, oli see Kimi Räikkonneni mingi, ma ei mäleta, kas 2007 aasta F1 nagu päris mudel on ju, et sinna iseenesest niimoodi sinna autode vahel naljalt ei lasta, aga kui nüüd eelnevalt kokku leppida, see võimalik, et nii-öelda kui tahta mitte väga kaugelt paari kohta otsida, siis ma läheksin sinna. Aga näiteks ma ei tea, mis Stockholmis on, ma ei ole kunagi uurinud ja ma ei tea, mis Helsingis on. Ma veel lisaks seda, et tegelikult ei pea ju Eestist väljagi minema, et Laitse rallipargis on suurepärane muuseum ja autokogud, Hallingal on automuuseum, autokogud Väino Kaldojal, Oleg Krossil, Neinar Selil ja siin samas Viimsis on kadunud Mati Heinsaari autokollektsioon, kus on palju veneaegset tehnikat, palju lääne tehnikat, enamasti Mercedesed, aga näiteks seal on üks huvitav auto GAZ 3105, et see on auto, mida paljud inimesed ei ole elus nagu näinudki. See on Volga, mis jäi tegelikult sündimata, mida on käsitööna 50 proovipartiid autot valmistatud. Ta on sisuliselt sigari Audi pealt maha virutatud. Väga veider näeb välja. Nelikvõoline V8 mootoriga selline auto, et Martin Ruut, kes seda haldab, ütles ka huvitavalt, kui me seal käisime, et mitte autoinimesed trambivad kõik otsejoones Tšaikade juurde. Autoinimesed ei lähe Tšaikade poolegi, sest neid näeb igal pool, aga näiteks seda Volga 3105, et see on auto, mida tegelikult ei tohiks eksisteerida ja see on seal olemas. Ma korra praegu ma toon korra tagasi, et meil on praegu selle meie vestlusega üks häda, et me pidime räägima autost investeerimist, me oleme rääkinud autodest, ma korra võtan selle auto investeerimise kohta, ütlen paar võib-olla märksõna on see, et nagu ütleme tohutu hulk inimesi on need, kes siis võib-olla see mõte, mis on autosse investeerimisega, see on täitsa võimalik. See eeldab tööd, arusaamist, valusaid kogemusi, aga samas see ei pea ka olema valusad kogemused, et ma enda baasilt räägin. Aga kallid kogemused on need, mis on see, et on see emotsioon, et investeerimisel on üks asi, mis minu arust põhitõde on see, et see ei tohi emotsioone olla. Ja kui tahta nüüd reaalselt tegeleda sellega, et ma tahan väärtust luua, siis tuleb see emotsioon maha võtta. See tuleb leida mingi objektiivne põhjus, mis vastab nendele kriteeriumitele, mis autosse investeerimisel on. Teinekord on see auto ajalugu, väike tootmise arv, väga hea seisukord, mis tähendab, et need on nagu, ütleme, et kui me võtame sellist investeeringut kuni 50 000 eurot, mis on või isegi nagu madalamad, et siis on tihtipeale raske sealt leida seda investeeritavust. Oma kogemuse baasilt saan öelda, et näiteks ma ostsin kunagi 2018 ostsin Jaapanist 10 000 euroga Mitsubishi Evo 6 Tommy Mäkinen Editioni ja ma ostsin sellest mingi 9, sõitsin taga mingi aeg, tal olid valed istmed, olid sees mootoril mingi asi, ma müüsin ta maha ja selle auto väärtus oli tol hetkel 11 000, täna ta maksab pigem 40-50 000 on ju. Ja ta isegi mitte tõusis paari aastaga, et need näited on, aga just, et see
nii-öelda, millel see turg väga palju põhineb, on see, et inimeste emotsioonid. Nojah, ma lihtsalt nagu võib-olla täiendaks ja siis tekib mingi väike vaidlus ka meil siin element, et ma ühe muuseumi muidugi unustasin ära, et Joel tegelikult sina soovitasid, on Sinsheimis on, see on ka seal Stuttgardi kandis, on selline üldine tehnikamuuseum, kus on ka Concorde ja see venelaste ülehelikiiruse lennuk ja saab seal katusel on, tegelikult pandub saab sisse minna, seal on väga palju ka kogu, eks ole, et Aafrika korpsi tehnika, mis sinna nagu veetud, et mis on veel eriti nagu naljakas pool, aga osad asjad võib-olla kui kunst ja autod, et kui me sellest sealt nagu alustasime, et mina jällegi leian, et emotsioon on siin oluline, eks ole, see öeldakse, et kui sa jõuad sellistesse kategooriatesse, et miks sa peaksid tahtma midagi osta, kui sul seda emotsiooni ei ole. Et sa võid seda külmata, eks ole, Warren Buffetti juurde, kui sa vaatad nagu rahavoogu, siis on tõesti niimoodi, et sa pead nagu tuima näoga, eks ole, et olema, aga kui me auto on ikkagi minu arvates selline emotsiooni objekt, et kuidas sa seda nagu ikkagi algoritmi nagu päris täpselt paned, et. Ja, aga ma räägime investeerimisest, on ju, kui me räägime ma räägingi, et kui sa ostad nagu sellise, et mis sulle meeldib, eks ole, kas on tõenäoline, et see teistele ka meeldib, eks ole. Kaks erinevat mõõdet, kas investeerimine ainult nii-öelda rahalise tootluse eesmärgil või ka selles mõttes iseendasse investeerimisele. Aga kui sa võtad näiteks selle Mercedese, et kui sul on ikkagi väga eriline mudel, et ta sulle hirmsasti meeldib, eks ole, et näiteks, et selline erimudel sa ostad ära, eks ole, sa hoiad seda, et kas on tõenäoline, et sa leiad maailmast inimese või 10 inimest või 20 inimest, sul ei ole rohkem vaja, eks ole, jah, et kui sul on nagu börsiinvesteering, sa võid leidma 100 000 inimesi, kui sul on mingi auto väga eriline mudel, sa võid leidma võib-olla 5, eks ole, tegelikult, et kui see on eriline asi, pead leidma 1, kellele see meeldib. Muidugi sellest ma võiksin rääkida erinevate kokkupuutel võiks jäädagi rääkima, aga on see, et autosse investeerimise puhul on ka, nad on maailmaülene toode, aga reaalsuses see turg ei toimi ja seda, mida väiksem on auto hind, seda raskem on üldse nagu müüa. Nüüd sa võid öelda... Sa ise enne rääkisid, et sa ostsid Jaapanist auto. Jaa. Et see räägib sellele vastu, maailma väga kaugemalt annab osta, eks ole. Jaa, aga see on... See on see Walt Whitmani väide, contain multitudes, eks ole, ega ta ongi vastuoluline. Seal on, ütleme nii, et mul see, ütleme, et arvestades, kui vähese teadmise baasi, et ma tookord selle ostu tegin ja ma täna, ütleme, kui ma ütlen ausalt, oleks võinud tol hetkel osta mitte siis nii-öelda veekahju ajalooga autot, ma oleks selle, ütleme, see hind, tänaksid nende autode hinnad tõusnud küll, ma oleks tol hetkel saanud selle uue auto sama hinnaga, mis me sisse panin. Ja see võin kinnitada, et see on küllaltki ebamõistlik kogu see projekt, mis ette sai võetud. Aga inimestel on jah see asi, et kujutatakse ette, et see, ma alustasin ise see lapsepõlve seosed mingite autodega. Mul oli mingi esimene vajadus oli osta 2101. Ma peaaegu ostsin, jätsin ostmata, sest see oli see esmane emotsioon, et nüüd see on nagu maailma kõige olulisem asi. Siis ma ostsin mingi hetk endale UASi, selle agronoomi villis, seisis 6 aastat garaažis, sai ära möödud, et pean tunnistama, ei olnud investeerimisobjekt. Hulu ka ei võtnud, aga ma sain tootluse mõttes järsku ma sain ikkagi 40% justkui kasumit, aga ma mõtlen reaalselt, mis tähendab, et see kuskil seisis, see on kosmos. Ma võib-olla nagu täpsustan, et see argument, võib-olla minu argument ei ole ka see, et üks on õige või teine vale, vaid et sul on erinevad investeerimisstrateegiad, et väga kallite asjade puhul, eks ole, võiks öelda, et kui sul on väga unikaalne asi, et siis see tipp läheb nagu väga kitsaks, eks ole, niimoodi, et väga paljud ostud, et kui küsida, eks ole, et kust nurga alt on 100 milli eest Mercedest nagu osta nagu ratsionaalne või midagi taolist, väga selgelt ei saa olla ratsionaalne otsus või Ferrarides 2030, eks ole, see on puhtalt tegelikult ikkagi minu arvates emotsionaalne otsus. Kellelegi see meeldib, eks ole, keegi ostab selle mingil põhjusel, eks ole, kus saab siin ratsionaalsus olla? Aga jah, ei seal kahtlemata, aga need numbrid on juba nii suured, et seal on need tootluse numbrid ka suured, et meil ei ole nagu ligipääsu sellele, aga lihtsalt, et sul võib olla ka tegelikult selline, kui see on väga haruldane asi, mis kajastab, kus ma alustasin unikaalset emotsiooni, ma leian, et see emotsionaalne argument on päris vale. Meil on huvitaval kombel üks auto olnud Randuga, mis meil on peaaegu täpselt sama olnud, see on V204 C63. Meil mõlemal oli siis viimase tootmisaasta auto, tähendab, mul on ta siiamaani, Randu enda oma juba liigutas edasi. Mul oli 2. Ja. Esimene jäi mul maha ühte kohta ja teise ma pidasin vähega müüsid. 2013 aasta V204 kerega C-klassis C63
ja see on selles mõttes märgiline auto, et ta on viimane pisike sedaan, millel on suur V8 mootor, et järgmisel põlvkonnal oli vabalt hingav V8, järgmisel põlvkonnal on juba 4 biturbo, et noh, see on jälle, see on veel selle ajastu auto, kus Saksa suur kolmik nagu võistlesid omavahel, et kes suudab nagu jaburamaid autosid teha, et E90 M3 ja C7 Audi RS4 oli need võrdlusbaasid ja tegelikult Lexus ISF ka, mis oli küll natuke meelevaldselt sellesse võrdlusesse pandud, aga seal ta oli. Ma toon siia nagu korra selle C63 kantet ja need on jälle üks auto, mis on kultusauto, mis tõenäoliselt hoiab hinda, tõusukõverat väga palju on võib-olla raske näha, samas ütleme, et mis seal nagu väärtust on siuke asi nagu Black Series, mis on, need on nagu täiesti teine tase ja teine koht, täpselt. Aga kas ma teen õige järelduse, et ikkagi see autodesse investeerimine, kui nüüd need 2 poolt kokku tuua, see emotsionaalne pool ja siis see Exceli ratsionaalne pool, et pigem ikkagi see, millega teie tegelete, on hobi, mis heal juhul annab siis teile emotsiooni, naudingu ja tegelikult ei vii raha välja eeldusel, et see, millega tegelete, siis selle väärtusajas kasvab, et te saate tegeleda huvitava asjaga ja see tegelikult siis ei ole väga kulukas, näiteks erinevalt, ma ei tea, golfimängust või purjetamisest, eks ole, mis on selline nagu otsene kulu siis, et see auto, et te naudite seda, otsite seda, tegelete valdkonnaga, saate ka vahel sõita ja siis, kui tekib vajadus see maha müüa, siis te ei ole vähemalt raha kaotanud. No tahaks loota, aga päriselus see vist päris nii välja ei tule ikkagi, sest et kui sa nagu Randu on hakanud, nagu sa ütlesid, et oma nagu autoparki nagu vähendama ja pigem nii-öelda konsolideerima suurema väärtusega isenditesse. Et mina ajan veel kangekaelselt seda joont, et ma tahaks, et mul oleks kõigest midagi. Ja selle kõigest midagi pidamisega tähendab, et neid on palju. Hoiustamiskulu on suur, hoolduskulu on suur, kindlustused, ülevaatused teha iga aasta, et mul on see natuke siuke putitamispisik ka külles, mis nagu omajagu kulusid toob, aga põhimõte on sul õige, et see selles mõttes minu jaoks ei ole ta kindlasti teenimisobjekt selle tõttu, et mul seda südamekõvadust veel ei ole nagu välja arenenud, et nüüd tahaks nagu raha teenimise eesmärgil midagi võta sinna portfelliteooria, eks ole, finantsid, inimene räägib kõrvat, eks ole, küll sa ikka mõne kallilt maha või, ma lohutan. Mina võin kinnitada, et mul on vist olnud autostest ajalust väga palju, ma olen nagu palju ja siis meil on kõik alles hoidnud, jumal tänatud. Aga et ma ütlen selgelt, et kuni mõned üksikud näited nagu BMW Z3M Clown Shoe, mis on see coupe või siis Tommy Mäkinen Edition Evo 6, mis ma tegelikult müüsin ka nii-öelda, hoidsin vähega, sõitsin, müüsin ära, kui 2 tükki oleks hoidnud, hinna 2-3 korda hind tõusnud. Selle Tommy Mäkinen Editioni puhul isegi 4 korda. Ülejäänud autod on olnud kõik, mõned veel üksikud erandid, aga ülejäänud autod on olnud kõik, mille hind heal juhul on hoidnud, enamusel kukkunud ja ma praegu näiteks mul on mingit emotsioon Subarut, ka mingi erimudelid on ju, justkui, mille hind on olematult kasvanud, on ju, sa hoiad neid, sa pead nendega nagu tegelema ja reaalsus, kui sa võtad nüüd selle, et mida inflatsioon teeb, siis ma ütlen, et kogu selle kulu kõige muu baasiga, see on täitsa lootusetu, et kui siuke rääkida autosse investeerimisest, siis on vaja seda teha nagu väga süsteemselt ja mõtestatult, on ju, kui rääkida nii-öelda üldiselt, millest me ikkagi räägime, sellest autoentusiastid, mis toimub, on see, et sa ostad endale auto, kujutad ette, et see on eriline, niisugune emotsioon on ju, ja siis see reaalsuses sa tegelikult kaotad sellega raha. Ainuke vahend sa kaotad sellega, kui sa oled nii tark, et sa ostad endale auto ja sõidad sellega, siis on see võit, sest tavaautoga, kui sa julged sõita, see on talutav. Tavaautoga sa lihtsalt hävid amortisatsiooniga. Kui sa nüüd oled igapäevaliikluses oma selle erilise autoga, siis see on okei. Sest sul ei seisa lihtsalt seina ääres, see tühi raha. See on võib-olla see asi, kus mina aegast pean kokku võtma ennast. Me oleme nüüd sellises huvitavas kohas, et me tegelikult nagu alguses pidime rääkima sellest, et autod kui investeering ja siis me oleme nagu siin korduvalt jõudnud sinna punkti, et tegelikult see ikkagi klassikalises mõttes ei ole nagu investeering, et mis me siis teeme, et kuidas me selle asja kokku võtame, et on siis või ei ole? On ikka investeering, et ta on lihtsalt laiema mõõtmeline kui nii-öelda külmalt rahaline investeering, et minu mõte selle juures on see, et
et kui keegi tahab omale nii-öelda autosid kui varaklassi võtta, siis see on üsnagi suure riskiga, sellepärast et siis peab olema nagu väga külmalt kaalutlev autode hoiustamine, kindlustamine ja ka nende müügikulu, ostukulu ja müügikulu on üsnagi suur, et noh, siis tuleb sellega ikka tõsiselt tegeleda. Aga kui on inimeses natuke autohuvi ja tehnikahuvi, siis otsida välja sellised autod, mis hoiavad või kasvatavad oma hinda ja nende nii-öelda siis omamise või flippimise eluea jooksul nautida neid ka kui tehnikasaavutusi ja kui autosid, kui sõiduriistu, siis see on nagu niisugune topeltelamus, et põhimõtteliselt sa saad sõita endale väga-väga meeldiva autoga ja selle aja jooksul tema hind nagu suureneb, mitte ei vähene. Et see on 2 korda võit põhimõtteliselt. Küll see võit ei pruugi nagu rahaliselt olla sugugi suur ja hoiustus ja hoolduskulu võivad selle sootuks ära nullida, aga sa oled ikkagi emotsionaalselt plussis. No jah, ja kui see üks tasand võib-olla kõrgemale tõsta, siis esimene küsimus on ju see, et kas osta autofirmade aktsiaid. Praegu muidugi BMW ja Porsche väidetavad on kõik siin rõõmsalt nagu alla tulnud, aga sealt võib siis edasi mõelda, et mis see transport tervikuna on, et kas ostad siis transpordifirmade aktsiaid või ostad kuullaagri tootjaid või et küsimus on selles, et Tesla tuleb varsti börsile vist. Vaadata, eks ole, tervikuna kui see autode vastu huvi, tunned, eks ole, siis võiks küsida, et mida mulle see teadmine või see kompetents, mille ma nüüd saanud olen, annaks nagu muude investeerimisvõimaluste juures, näiteks praegu oli ka siin, öeldakse, et seoses Trumpiga valimisega on öeldud, et kes võidab mitte, üheks võitjaks on peetud näiteks Rootsi SKF-i, kui sa siis ütled, et kes seal nagu autosektorile, üldse transpordisektorile teeb või vaatad lennukeid või mis on siis alternatiivid sellele, et tegelikult siit koorub päris palju ikkagi investeerimisvõimaluse ja kui küsida, eks ole, et kas siis Tesla, et kas ta on siis päris autofirma, on ta akufirma või on ta hoopis mingi infotehnoloogia firma, siis tegelikult, et Tesla on ikkagi väga paljudele inimestele pakkunud ülikõrget nagu tootlust, et aga ma siis ikka vahepeal, et me peame mõne naljaga nagu mis sa, Anno, arvad, kuidas Trumpi valimine Teslale mõjub? Eile läks, eks ole, 15% üles, eks ole, selles mõttes, et kõvasti nagu ma ütlen, et esimese päeva reaktsioon oli 15, ma olen nüüd nagu vaadanud, aga ikka peame mõne naljaga vahele tegema, ma vaatasin neid nagu naljasid ja siis see, mis mulle kõige rohkem, ma teen siis isikliku valiku, et see on ka natukene selline korporatiivne nali, kus me kõik nagu tuleme, et why do Pistons make such bad employees? They only work after they are fired. Nii. Selline asi, aga jah, et siin on ikkagi päris palju võimalusi, kui vaadata, et öelda toormaterjalid näiteks, et kuidas mis see nafta teeb ja kui küsida näiteks, et kui me läheme üle vesinikule, kui vesinik hakkab mängima transpordis või autodes, eks ole, ma ise ka mõelnud, et mis järgmine auto võiks olla, elektriauto uskuma väga ei ole, mulle tundub see väga vana tehnoloogia. Toyota vist on olnud vägagi vesiniku usku ja jah, et neid ei müüda, et on väga palju ka kriitikuid, eks ole, aga kui nagu näide tuua, et millest ei räägita, näiteks mis on vesinikauto eelis on ju see, et seal on 200-300 kilone nagu vahe. Et jah, vesinik on nagu ebaefektiivsem, aga auto ise on 200-300 kilogrammi kergem kui akuauto, et millest jällegi nagu ei räägita. Absoluutselt, seal on oma elektrijaam on kaasas. Aga sellest autode tulevikust rääkides, siis me liigume ju maailmas süsinikneutraalsuse suunas ja tegelikult see probleem, Aasias ummikute ja autode ülekülluse probleem, arvestades seda, kui elanikkond läheb järjest jõukamaks ja kõik tahavad ka endale autot osta, siis selge on see, et tänapäeval linnad ei kannata seda survet välja, et see peab ka kuidagi ära lahenema, et me siin Tallinnas oleme õnnetud, kui me peame pool tundi kuskil Tehnika tänaval või Sossi mäel ummikus seisma, aga see, mis toimub seal Aasia suurlinnades, need ummikud või Brasiilias, et see on hoopis teisest klassist, et see ju põhimõtteliselt ei ole võimalik, et nii kitsastele tänavatele veel rohkem autosid. Aga seal on, minu arvates jällegi mida ei räägita, et USA valimistega ka seoses, et öeldi, et sa võtad nagu Los Angelese ümbruses ei kasvatata mingit põllumajandustoodangut, eks ole, kogu toit veetakse Los Angelesse sisse, sul on 2 võimalust, eks ole, teed 3 võimalust, sa võid seda õhu kaudu tuua, võid sadamast tuua, võid autodega tuua.
pakkuge, eks ole, et hakkame siis kuidas sa tood näiteks nendesse suurtesse linnadesse, näiteks nagu toiduained kohale. Millise vahendiga? Kastirattaga. No siin on mingid ideed on tehnoloogiliselt kasvatada toiduaineid geneetiliselt muundatud seemnetest meie kõikide aknalaual, eks ole, et põhimõtteliselt sa... No jah, aga kui sa võtad need suurlinnad 10 miljonit elanikku, eks ole, come on, eks ole. 8 ruutmeetrit vist on vaja ära, et üks inimene ära toita, kui on efektiivsed kultuurid, et tegelikult sellise vannitoa suurusel pinnal sa peaks saama taimedest ennast ära toita, kui siin utoopilisi tulevikuvisioone rääkida. No kui ikkagi Poolast läbi sõita, siis ma arvan, et see suhe rekade ja tavaauto vahel, et siis sa nagu näed, et kuidas need kaubad reaalselt liiguvad, eks ole, sul on 3-realine maantee ja 2 esimest rida on nagu rekasid täis ja siis viimases reas sõidavad tegelikult nagu sõiduautod, et see annab sulle ikkagi väga selge aru saama, milleks meil autosid ja maanteesid vaja on ja minu arvates see aspekt ikka unustatakse nagu väga ära, et mis siis alternatiiv on, et me väga keskendume sellele, et okei, eks ole, mina ja sõiduauto ja vabadus, aga eks ole, need suured küsimused on ju hoopis teises kohal. No ja see tarneahelate küsimus, et täna tegelikult on ikka päris absurdsed, kui mõnede asjade tarneaheled vaadata, kuidas neid edasi-tagasi veetakse üle maailma ühest punktist teise, et see on nagu niimoodi välja kujunenud millegi pärast, aga ilmselt see ei ole. Vastus on efektiivsus, eks ole, see on tegelikult odavam, eks ole, senikaua kuni eks ole, mastaabi efekt on odavam kui transport, see töötab. Ja transpordil pole ilmselt siis see õiglane hind ka täna, et tõenäoliselt see peaks olema kallim, et see tarneahel oleks mõistlik ümber teha. Arusaadav on see, et kõik autod, mida toodetakse, ei saa ära mahtuda ja tõepoolest, kui elanikkond maailma terviklik inimkond üha jõukamaks muutub, siis üha rohkem on neid inimesi, kes saavad autosid lubada ja turumajanduse tingimuses see on ju majandust ja kogu innovatsioon ja heaolu toitev, kui autosid juurde toodetakse, aga fakt on see jah, et linnad ei ole mõeldud kõiki neid vastu võtma ja selle tõttu ka see Tallinna teema, et mina ise olen nagu siin kõik juba aru saanud väga autoinimene, aga ma absoluutselt ei pane pahaks seda, kui eraldatakse ruumi kergtranspordile, kui eraldatakse kindlat ruumi ühistranspordile, see on täiesti normaalne, see peabki nii olema, et autoga sõitjad saavad valida omale nii-öelda sõiduaega, et ei pea sinna täpselt tipptunni ajal sinna sokutama ennast, et linnade planeerimine ja elukeskkonna planeerimine, ega auto ei ole keskkonnavaenlane, auto ei ole inimese vaenlane, igas autos on inimene sees, et see, miks ta seal on mingil põhjusel, et tal kas ei ole alternatiivi või on ta lihtsalt laiskust saab korrigeerida maksustamisega, alternatiivide puudumist ei saa maksustamisega reguleerida, et see on nagu mulle kui jälle teistpidi maksueksperdile on nagu siuke konstantne leib ja teistpidi nii-öelda tööpõld siis seadusandjaga läbirääkimisele, et mida nagu saab ja mida ei saa maksustada. Ja lõpuks ta taandub ära ka valikutele, mina isiklikult ka kõnnin hea meelega, et see maksimumaeg, mis sa saad kõndida, on ütleme, et kusagil see 45 minuti juures, eks ole, kus enam ei viitsi väga, eks ole, et see on siis see distants, et kus sa saad võib-olla siin linnas liikuda ja et sul ei ole vaja ja ütleme, et ma olen ka Hispaanias elanud, seal ei ole üldse mõtet, eks ole, väga autoga sõita, võtad need kiirrongid, eks ole, et 2 tundi sa oled, ütleme, et seal ükskõik millisest Hispaania nurgast, eks ole, ütleme, et enamusest linnades sa oled Madridis, eks ole, mis on küll näiteks Hispaania keskel 250 kilomeetrit nagu tunnis. Et sul on nagu alternatiivid, et aga kui sa ikkagi vähegi mööda Euroopat sõidad, et mul on väga raske näha, et vaadates, eks ole, seda rekade hulka, eks ole, kuidas me kaasaegset ühiskonda saame ilma autodeta või ilma selle transpordita nagu üleval hoida ja ma arvan, et siis küsimus ongi tegelikult nagu tasakaalustamises, mitte, et nüüd kõik peavad ühtemoodi nagu tegema ja et midagi muudad kallimaks, midagi teed odavamaks ja tekitab nõudluse pakkumise, see on nagu fine, eks ole. No igal juhul vist võime öelda seda, et vähemalt lähitulevikus meie eluajal autod kuhugile ei kao ja pigem tuleb neid juurde ja samamoodi nagu kiired autosid. Muud tehnoloogiad, et tegelikult isegi kui need koledad Hiina elektriautod valdavaks muutuvad, siis alati jääb neid, kes hindavad disaini ja soovivad neid klassikalisi autosid. Seda enam on põhjust siis nii-öelda meie tänase saate põhiteema juurde nagu
tagasi mõelda, et investeerida, hankida omale selline auto, mis ka 30 aasta pärast on äge. Nojah, aga seal on tõesti väga suur vahe, eks ole, et see kas või interjööris, et kui sa ütled, et sa päevas veedad, ütleme tund aega kusagil, autos, eks ole, siis öeldagi, et mul oli kunagi ka Volvo, eks ole, ja siis sa tunnetad, et autole vahe, sul on palju valgust, eks ole, see on interjöör, et see on väga selgelt sees, eks ole, siis teine auto on see, et sa lähed hommikul oma auto juurde ja sul läheb meel rõõmsaks, et ta on nii ilus, eks ole, värviline, eks ole, sa kohe naudid seda, kui sul seal sees on mõnus istuda, ja nii edasi ja siis väga huvitav kogemus oli ka see, et ma kunagi tellisin endale bussi, et jalgrattaga sõites ja anti mulle see kaubik. Vahepeal bussi jõudnud õigel ajal teha, nagu kohale ja siis seal kaubiku roolis mul oli ka, ma arvan, et maailma kõige parem autokogemus, see on tehtud nagu töömehe jaoks, sul on seal palju ruumi, igale poole saad asju loopida, eks ole, valgus, eks ole, nii edasi, vaatad ringi, rahulikult sõidad, ei kiirenda väga, eks ole, kusagile kiiret ei ole, et väga nagu huvitav kogemus, et see ei ole ainult see, eks ole, et kiirus, vaid see interjöör, eks ole, sa oled, kui sa paratamatult pead olema, siis miks mitte olla nagu kohas, mis sulle rõõmu valmistab, kus sa ennast hästi tunned. Nii, aga sellega täna lõpetame investeerimisideede universumi saade oli see, stuudios olid Hanno Lindberg ja Joel Tsernask KPMG Eestist ja autoentusiast ja kollektsioneer Randu Riiberg, mina olen saatejuht Hando Sinisalu ja suur tänu kõikidele kuulajatele ka.